Tere kuulama, uudised eetris, stuudios Rohko Rebelak. Politsei annab teada, et seoses ülestõusmisega oli nädalavahetuse jooksul oodatult hulganisti probleeme. Peamiselt helistasid inimesed, kelle mees või naine tõusis vara üles ja läks hilja voodi, rikkust aga majja ei toonud. Helistajate sõnul on tegemist korduva mustriga ja nii on päevast päeva juhtunud juba aastaid, vahel ka aastakümneid. Mõnel juhul oli puudu paar tuhat eurot, enamasti aga jäi kahju enam kui 100 000 kuni miljoni euro piiresse. Ja välismaalt. Kremli teadetel on Venemaa süüdistamine ajutise vaherahu rikkumises Ukraina-poolne desinformatsioonikampaania. Venemaa on vaherahust kinni pidanud ja kuna tegemist on vaherahuga, mitte kestva rahuga, siis on loomulik, et vahed erinevate rahude vahel ei ole väga pikad. Mõni rahu kestab 10 minutit, mõni on pikem, mõni lühem. Vene pool on viimase nädala jooksul enam kui 1000 korral katkestanud Ukraina ründamise ja nii mõnigi kord mitmeks minutiks ja seega Ukraina sisuliselt suppleb rahus, on märkinud ka USA-poolne läbirääkimiste delegatsioon. Ja pealinna teateid. Tallinna Transpordiamet annab teada, et trammi number 2 suunamine Vanasadamasse on pisut vähendanud reisijate arvu, kuid olukorda parandatakse sellega, et alates maikuust pikendatakse liini pisut veel ja see läbib ka Saku, Aegviidu, Jõgeva, Pärnu ja Haapsalu. Transpordiameti visiooni kohaselt on Tallinna trammiliiklusel kasvamiseks eeldusi palju, sest tõenäoliselt jääb Rail Baltic ehitamata ja Tallinn saab kasutada selle infrastruktuuri pealinna trammiliini edasiarendamisel üleriigiliseks trammiliiniks. Pikemas perspektiivis pole võimatud, kunagi saab trammiga Tallinnast Vilniusesse. Valitsuse pressiteate kohaselt vastavad tõele seisukohad, et hinnatõusud ei ole Eesti kõige suuremaks probleemiks. Selleni jõudmine nõudis suuri pingutusi, kuid nüüd on joon ületatud ning üha suuremale osale inimestest ei valmista hinnatõus enam mingisugust väljakutset, sest vahet ei ole, kas inimene ei jõua osta 5, 50 või 150 eurose hinnaga vorsti. Ostmata jääb seda igal juhul ning sellest lähtuvalt võib hinnatõus kiireneda, kui palju kordi tahes mingit mõju see inimese toimetulekule enam ei avalda. Järjestikused ja pidevad hinnatõusud jätavad inimestele tegelikult üha enam raha kätte ning pangaarved kosuvad järjest, sest keegi ei leia enam midagi, mis oleks taskukohane, märgitakse ka Rahandusministeeriumi prognoosis. Ja veel annab valitsus teada, et on lähiajal riigi ja ühiskonna ees esile kerkinud probleeme asumas innovaatiliselt lahendama ja üheks abinõuks on riikliku lehvitaja ametisse määramine. Vastavalt seadusele on riikliku lehvitaja ülesandeks viibida sadamas, lennujaamas ja Eestist lahkuvatele arstidele, teistele spetsialistidele, samuti ka lihtsatele tööinimestele järele lehvitada. Riiklik lehvitaja annab lahkujatele teadmise, et keegi jäi neid kodumaal ikka ootama. Konkurss riikliku lehvitaja leidmiseks on alanud, kandidaadid oodatakse muhedat ja sõbralikku väljanägemist, oskust lehvitada mõlema käega korraga, samuti tuleb kasuks hea füüsiline vorm ja võime lehvitada vähemalt 18 tundi päevas, kaasa arvatud nädalavahetused ja riiklikud pühad. Riiklik lehvitaja asub ametisse juba juuni alguses. Eetris olid uudised.